Hei, Siim, siin täna räägime jagamisest ja teeme jagamise selgeks. Nii, jagamine, ütlen kohe alguses ära, on jälle üks selline lihtne asi. Sa oled seda juba teinud, võib-olla enda teadmata, aga kindlasti on sulle antud igast ülesanded, et jaga need koogitükid kõigi inimeste vahel ära või siis midagi sellist, või jaga kommid ära või. Ja jagamine sisuliselt ongi asjade võrdselt ära jagamine. Nii, meil on siin 4 pulgakommi, võtsin kohe näite, 4 pulgakommi, 1, 2, 3, 4 ja ma kirjutangi 4 pulgakommi. Kommi. Nii, ja nüüd me tahame seda 4 pulgakommi ära jagada sinu ja su sõbranna või sõbra vahel. Nii, ja kuidas nüüd seda ära teha? Et nüüd on, me peame seda jagama 2 inimese vahel, see on siis 2 inimese vahel. Inimese vahel. Nii, võime seda nüüd teha kõigepealt siin suvaliselt, tõmbame kriipsu vahele, need, mis kõik ühele poole jäävad, lähevad ühele, mis teisele poole jäävad teisele, nii. Ja nüüd loeme kokku, palju siin nüüd siin poisike sai nüüd siin 1 pulgakommi ja tüdruk sai 1, 2, 3. Et see on ka jagamine, aga see on mitte võrdselt jagamine. Et matemaatikutel on idee, et nad peavad võrdselt kõike ära jagama, mitte niimoodi. Ehk siis niimoodi me ei saa seda teha, et põhimõtteliselt saab teha, aga matemaatikas me tahame kõike võrdselt jagada, ei ole siin mingit ebavõrdsust. Ehk siis kas sa oled suurem või vanem või noorem või vanem, siis ikkagi jagatakse asju võrdselt. Ehk siis kui ma tõstan siit 1 pulgakommi teisele poole, tõmban joone vahele, need pulgakommid lähevad ühele, need pulgakommid teisele ja loeme üle, kas nüüd on võrdselt ära jaotatud. Kas on võrdselt ära jaotatud? Nii, ma siis loen. Nii, mul on siin 1 pulgakomm, 2 pulgakommi poisile ja 1 pulgakomm ja 2 pulgakommi tüdrukule, ehk siis 2 pulgakommi ja 2 pulgakommi. Ehk siis me olemegi need asjad võrdselt ära jaganud. Ja sisuliselt jagamise tulemus ongi 2. Oleme jaganud 2 inimese vahel ja iga inimene sai 2 pulgakommi. 2 kommi. 2 kommi. Nii, ja see ongi sisuliselt jagamine, see on muud ei ole, lihtsalt arvud lähevad suuremaks ja teine asi ka, mida nüüd suured inimesed teevad, inimesed, nad ei hakka iga kord välja kirjutama siis neid kõiki neid joonistama pulgakomme ja inimesi ja nad kasutavad, nad on palju mugavamad ja viitsivad kirjutada siis üles kogust sellest siis pulgakommide radast siin ainult selle 4, ehk siis kirjutavad mitu kokku oli 4 pulgakommi. Ja siis kasutavad sellist märki nagu 2 punktikest nagu korda, aga siis 1 punktike veel juurde. Ja see tuleb ära jagada siis mitme inimese vahel. Mitme inimese vahel me tahtsime jagada. 2 inimese on 1 ja 2 inimest oli 2 inimese vahel. Siis nad kirjutavad ainult selle välja veel. Ehk siis kirjutasid selle välja ja nüüd nad otsivadki seda tulemust. Ja tulemuse siis oli 2 kommi ja saime vastuse teada. Ehk siis seda kirjutatakse üles ainult niimoodi. Ei hakata kõiki neid asju välja joonistama. See on lihtsalt mugavam. Aga alguses kõik ilusad pildid ja ilusad jagatavad ja jagajad ja kõik on teretulnud. Nii, aga võtame kohe veel teise näite. Nii, võtame siin, jääme ikka nende pulgakommide juurde. Nii, võtsime endale mõnusad pulgakommid siin hunniku ja seekord ülesanne on jagada pulgakommid ära 3 sõbra vahel, see on 1, 2, 3. Kõik need sõbrad on sama head sõbrad, ehk siis ma tahan võimalikult võrdselt neid jagada, mitte niimoodi, et üks saaks rohkem ja teine saaks vähem. Ja selleks, et võrdselt jagada, selleks ma pean jagama kõik need pulgakommid, mis ma siis nüüd ostsin, võrdselt 3 gruppi. Ehk siis me loen kokku palju nüüd üldse on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nii, 6. Nii, 6. Nüüd tuleb see jagamise märk. Kirjuta ka endale vihikusse või paberi peale jagamise märk. Ja nüüd on vaja jagada see 3 sõbra vahel. 1, 2, 3, 3 sõbra vahel. Ehk siis me peame pulgakommid, 6 pulgakommi, jagama 3 grupiks. Ehk siis iga sõber saaks 1 grupi komme siis. Okei, võtame siis siit, proovime jagada kõigepealt siis niimoodi, et võtame ja me hoiame meeles, et peab võrdselt olema.
kui me siit võtaksime nüüd näiteks 3 kommi, paneksime ühele, 2 kommi teisele ja siis ainult 1 komm, see oleks võrdselt. Nii, võtame veel mingi variandi, proovime. Võtame 2 kommi esimesele. Siin on veel 2 ja 2. Ahaa, okei, siis ma tean, mis vastus on. Siis ma panen siin 2 kommi järgmisele, siis ongi võrdselt. Ja paneme viimast 2 kommi kolmandale sõbrale. Nii. Nüüd kõik sõbrad on saanud 1, 2, samamoodi 1, 2, 1, 2, 2 kommi. Kõik on saanud 2 kommi, ehk siis palju üks sõber kommi sai, ta sai 2 kommi. Ja see ongi vastus jagamisele. Nii. Kui sa mäletad, kui me korrutasime, siis korrutamisel oli meil näiteks süke, et 2 korda 3 võrdub 6. Ja see on kuidagi väga sarnane selle jagamisega. Või teine oli ka, mis oli 3 korda 2 võrdub 6. Ja kui sa nüüd vaatad, võrdled neid, et siin need numbrid on kõik samasugused, et siin on põhimõtteliselt neid on korrutamisel, ma olen lihtsalt need ümber vahetanud, aga kui nüüd ma kirjutan selle jagamise ka siia alla, 6 jagatud 3-ga võrdub 2, siis me sisuliselt oleme lihtsalt numbrid ümber tõstnud ja märgis teistsuguseks muutnud. Et jagamine ja korrutamine, ja see oleks juhuslik asi, vaid jagamine ja korrutamine ongi siis pöördtehted oma vahel. Ehk siis kui ma võtan, kui ma nüüd kirjutasin üles, et meil on 3 sõpra ja 3 sõbrale igale ühele jagame 2 kommi ja saamegi 6. Või siis ma annan 2 kommi, annan 3 sõbrale ja see on ka 6. Et korrutamine ja jagamine on pöördtehted. Samamoodi oli. Ja tegelikult kui me kui nüüd jagamisel võtame ka, teeme siukse tehte. Vaatame, mis saab. 6 jagatud 2-ga. Mis sa arvad, mis see võrdub? Jaa. Kaval oled. Jah, võrdub 3-ga. Sellepärast, et põhimõtteliselt, kui ma teen nüüd seda, siin teeme lihtsalt mingite pallikeste abil selle läbi, et meil on 6 pallikest. Nii, 6 pallikest on, ja me jagame 6 pallikest 2 sõbra vahel. Ma nüüd siin ei hakka sõpru joonistama, aga jagame 2 vahel ja peame 2 vahel siis võrdselt jagama. Nii, ja siis me on siin 1, 2, me 2 gruppi ei saa teha, sest teisel jääb rohkem, ühesõnaga me peaksime 3 gruppi tegema. Nii, 3 gruppi vahel, 3 gruppi tegime ja mõlemal sõbrale jätkub siis, 2 sõpra on, jätkub 3 tükki, ehk siis vastus on 3. Ja siin põhimõtteliselt, mis me teinud oleme, et oleme ära vahetanud need oma vahel. Ja siis ta ongi sarnane selle eelnevaga selle võrdusega. Et siin loodan, et sa sellest mustrit said aru. Nii, teeme veel mõne katse. Proovime 8. Nii, 8 jagada. Millega sa tahad seda jagada? Proovime, kas meil 4 sõpra on olnud? Praegu ei ole veel 4 olnud. No katsetame 4-ga. Eks me jagame 4 osapoole vahel. Nii, ja otsime siis, millega see võrdub. Nii, ma võisin jälle palliks joonistada. Ma seekord joonistan koogi hoopis. Nii. Nii, koogi, jagame selle koogi kõigepealt 4-ks ja siis me peame kuidagi 8-ks jagama. See ei olegi nii lihtne ülesanne. Nii, palju meil on? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nii, me saame enam-vähem. Ja kujutame nüüd ette, siin ma olen veidi kujutusvõimet, aga saame hakkama,
et need kõik tükid on sama suured siis. Muidugi reaalses elus ei saa ka ideaalset kooki ei ole olemas, et siis ideaalset tükki on ka keeruline teha. Aga oletame, et need on kõik sama suured tükid ja nüüd me oleme siis hea sõber ja jagame kõik need 8 tükki, see on 8 tükki neid, ja jagame siis neljale taldrikule, 4 sõbrale siis. Ja kuidas me siin seda teeme niimoodi, et võrdselt oleks? Nii, võrdselt oleks, et kui me nüüd 3, kui me pool, ehk siis kui me sõbrale võtame 3 tükki, teisele 3 tükki, siis ei sobi, sellepärast et vähe jääb alles, siis proovime 2-ga. Proovime, et kui me anname sõbrale 2 tükki, ühele sõbrale, teisele sõbrale jääb ka 2 tükki, kolmandale sõbrale jääb ka 2 tükki ja neljandale ka 2 tükki. Ehk siis igale sõbrale jäi 2 tükki. Ja aga see ongi see, mida me otsime. 2 tükki jäi igale sõbrale. On ka teine viis, kuidas sa saad selle peale mõelda. See on nüüd läbi korrutamised, kui sa tahad oled super korrutaja, tahad oma korrutamise oskusi ära näidata, siis tegelikult suuremate arvude puhul on ka korrutamise läbi jagamine peast lihtsam. Et kui me võtame nüüd, tahame teada, et meil on siis 4 ja kui me nüüd korrutame 4 mingi arvuga, korrutame näiteks 0-ga ja no see on 0, see meid ei aita, ehk siis me ei saa 0 tükki anda. Kui me nüüd 4 korrutan näiteks 1-ga, siis 4 korda 1 on 4, ehk siis see on ikka, nüüd me jälgime, ma näen ette, mida me jälgime. Me jälgime seda, et meil oli 8 jagatud 4-ga. Ehk siis me otsime seda üles, mitu korda 4 mahub 8 sisse. Nii, kui me vaatasime, et 0 korda, see on mitte midagi, aga kui nüüd 4 korrutasime 1-ga, siis 4, mis me saime tulemuseks, on väiksem kui 8. Proovime 4 korda 2. Nii, see võrdub 4 korda 2 võrdub 8-ga. Ahaa, ja 8 on täpselt 8. Ehk siis meil 4 läheb 8 sisse 2 korda. 4 läheb 8 sisse 2 korda. Ütlesin 16 korda ka. Ehk siis see sama 2, mis me siin vastuseks saime, me saaksime siit ka teada, et me otsime seda arvu, mis siin on, mida siia panna. Ja me lihtsalt katsetame läbi, et 4 korda 0 ei sobi, 4 korda 1 on veel liiga väike ja 4 korda 2 on täpselt 8. Ehk siis see on täpselt 2. 8 jagatud 4-ga. Nii, võtame veel ühe katsetuse läbi. Nii, ja proovime siis 10 jagatud 2-ga. Me proovime seda nüüd viimast meetodit, et meil need numbrid lähevad suureks, et me enam ei viitsi neid arvuuse või sidruneid või pallikesi joonistada, et me katsetan läbi korrutamise seda. Ehk siis ma otsin mitu korda 2 läheks 10 sisse. Ehk siis 2 mahub 10 sisse 1 kord. No see on ilmselge, see on 2. Nüüd ei hakka, ma tean, et 2 korda 2 on mõttetu teha, see on jälle ka väike. Proovime 2 korda 3, mis see on, see oli 6, see on ikka väiksem kui 10. Proovime 2 korda 4 teha, see on 8 ja 2 korda 5 proovime teha. Me oleme peaaegu seal ja see ongi 10. Ehk siis 10 jagatud 2-ga on 5. See 5 kirjutame siia. Nii. Samamoodi me võime lihtsalt katsetamise pärast selle pallidega ka läbi. Teeme siin lihtsalt mingid suvalised 10 palli. 7, 8, 9, 10. Nii, ja nüüd 10 palli tahame ära jagada 2 rühmaks. Nii, 2 rühmaks, 2 võrdseks rühmaks. Nii, ehk siis me peaksime 1, 2, 3, kui me võtaksime näiteks need kõik, ja nüüd siin tundub ikkagi, et jääb rohkem kui siia, ehk siis võtame näiteks ühe juurde. Nüüd on 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Jaa, näed, saimegi leitud selle. Ehk siis meil on 2 jagasime 10, ja see tähendab, et igas rühmas siis on 1, 2, 3, 4, 5, ehk siis sama 5. Et see süsteem ka töötab. Aga kui me nüüd teeksime arvutuse näiteks, okei, ma seekord enam suuremaks ei lähe, et tänaseks võtame selleks korraks siis kõik kokku. Et siin meil
tegime jagamise selgeks. Ja küsimus kindlasti pane kommentaaridesse ja mine katseta harjutusväljakul jagamist. Ma arvan, et sa saad hakkama. Ole tubli!